Millest täna räägin? Mis on SEM, otsingumootori turundus? Makstud reklaam, miks sa võiksid kasutada Google Adsi, millal seda pole mõtet kasutada? Kuidas sisuliselt Ads töötab? Ehk siis milliseid vigu vältida Google Adsi reklaami tegemisel? Mida tähendab märksõna oksjon? Mis asi on kvaliteediskoor ja kuidas hakkab see mõjutama sinu rahakotti? Küsimus. Kui kasutaja läheb esimest korda võõrale veebilehele, millised on tema alateadlikud küsimused, kui ta näeb esimest korda seda veebilehte? Õige, kuhu ma sattusin, mis leht see on? Väga hea kätte. Mis oli teine küsimus või kolmas küsimus veel? Just, et mis on see call to action, mida ma pean tegema, kui ma sinna lehele sattusin? Ja kõige tähtsam küsimus. Mis? Õige, Sandra. Tere hommikust, Sandra. Et mis kasu mina siit saan? Vot nendele 3 küsimusele tahan ma saada päris ruttu vastuseid ja soovitavalt 5 sekundi jooksul. Palun pane nüüd selle toote põhiselt kirja need märksõnad või fraasid, mida sa arvad oma peas, kuidas inimesed võiksid seda otsida. Lihtsalt pane palun kirja. Kas see ülesanne oli arusaadav? Ja nüüd sa näed, et meil on praegu see tüüp on seal otsing ja kampaania nimi. Siin on kohe näha, et Search 1, ehk siis see on praegust Liisil esimene kampaania. Ja nüüd peame panema kirja, et mis kampaania see on ja millal me tahame seda siis nüüd jooksutada. Nüüd on see küsimus, et mis on see päeva eelarve, palju sa oled nõus selle peale kulutama raha. Kui inimene otsib projekti kirjutamine, siis ta tahab näha pealkirjas seda märksõna või fraasi. Ja pane nüüd sinna projekti kirjutamine, kirjuta see sõna sinna nüüd välja, esimese pealkirja puhul. Ehk siis alustame Analyticsi ja Adsi omavahelist sidumist, oleme Analyticsisse sisse loginud ja Analyticsi allosas väliselt lilleke, mida kutsutakse ka adminiks. Te saate nagu need mõõdikud, mis te siin nägema hakkate, need peaksid kogu aeg teil jälle sellise kukla tüübi nii-öelda tööle panema, kes mõtleb, et nii, näitamisi oli, klikke ei olnud. Järelikult reklaami sõnastuses on midagi sassis või reklaami asukoht ei ole kõige parem. Klikid tulid, lehele läksid, soovitud tegevusi ei teinud. Järelikult seal on mingisugune error, eks ju. Et sel juhul see nii-öelda see võtmesõna reklaam veebileht, see 3 ei tööta hästi. Et seal on nii-öelda 1 nurk on natukene ei ole piisavalt terav.